Mina ise alustasin tööd, siis oli veel Kolgas noortekeskus, ma olin nagu noorsootöötaja. Nüüd siin Kuusalu noortekeskuses ma olen aastast 2016 ja tänaseks meil ongi ainult Kuusalus noortekeskus ehk siis Kolgas ja Kiius enam ei olegi noortekeskust. On see noortele andnud palju rohkem võimalusi keskuses toimetamiseks ehk ressursid on ühes keskuses ja samas oleme me suutnud pakkuda ikkagi ka Kolgas noortele siis mobiilselt seal kohapeal käies noorsootööta. Meil käib päevas, ütleme niimoodi, 15 kuni 35 noort. Nüüd suvel on neid vähem, sest väljas on ilus ilm. Noortekeskus on selline koht siis, kus noor tuleb ja ta saab olla tema ise. Meie ei anna hinnanguid ühelegi noorele ja samas on see koht, kus ta saab katsetada olla nii-öelda täiskasvanu. Kui tema tuleb oma ideega, siis see on see koht, kus ta saab selle idee ise läbi viia. Meie mentordame, meie anname tuge, aga meie ei vii seda tema eest läbi. Ehk tema saab ise kogeda ja läbi kogemus õppida, et see, mis ta teeb valesti, et järgmine kord ma teen paremini. Harjutada natukene nagu vastutuse võtmist, harjutada täiskasvanuks olemist. Ja teine, mis ma selle küsimusega mõtlesin, oligi see, et noortekeskus on ka koht, ütleme, see on nagu ka kogukond juba täna Kuusalus on võtnud selle teadmise, et kui nad soovivad noorteni jõuda, siis noortekeskus on väga hea koht, kus seda teha, et me teeme koostööd rahvamajaga, me teeme koostööd koolidega. Tegelikult on see rohkem selline koht, kus noor saab siis tulla ja omaealistega sotsialiseeruda. Samas on siis noorsootöötajad, et kui tal on vajadus, kas siis saada koolitöödes tuge või milleski muus, et siis on noorsootöötajad olemas. Ütleme, et kui neil tuleb mingi idee noorele, et ta tahab midagi korraldada, et siis noorsootöötaja on see, kes nagu aitab tal seda korraldada. Me üritamegi noortes seda ettevõtlikkust ja oma algatust siis nii-öelda nagu kasvatada. Ja üks võimalus siis selleks ongi, et me arutleme nendega nii-öelda. Tänapäeva noortele väga meeldib arutleda nii ühiskonna teemadel, kooli teemadel. Et siis me arutleme nendega, räägime, millest nemad puudust tunnevad ja sealt kaudu siis võib-olla leiame need tegevused, mida nemad tahaksid teha või ootavad. Siis kutsume erinevaid inimesi siia koha peale rääkima noortega, et siis inspireerida noori. Tänapäeval nagu noore huvi hoida ühel teemal on väga raske, mis on täiesti arusaadav, sellepärast et see meeletu info, mis igalt poolt tuleb, on nagu nii suur, et ka noorel endal on võib-olla raske püsida ühe teema juures või leida just see, mis temale sobib. Siis kindlasti on väga palju noori, kes ongi suures osas seal sotsiaalmaailmas siis või kuskil digimaailmas ja nii-öelda tavalisse päris füüsilisse ruumi on neid nagu keerulisem kutsuda. Et ka töötubadega on tihti see teema, et mis ma tulen kuulama, küll ma vaatan ja guugeldan, kui mul huvi tekib. Et tegelikult on ju hoopis midagi muud, kui sa kuuled inimeselt inimesele, mida ta räägib. Et see võib-olla on väljakutse. Meil on muidugi see, et meil on nii palju tube, see on sellest eripärast, et meil on selline armas maja, see on vana kiriku köstrimaja. Kindel ruum on meil keraamika jaoks siis, kus toimub keraamika huviring ja all on siis nii-öelda tehnika ja meisterdamise ruum, kus meil saab teha 3D ja CNC pingi töötuba ja on meisterdamine ja kunsti töötuba. Et vanasti võib-olla oli noortekeskus oligi rohkem selline, kus noor tuli siis lihtsalt oma aega veetma või siis noorsootöötaja oli talle ette valmistanud nagu need tegevused. Siis täna me ikkagi üritame hästi palju olla nii-öelda noortest lähtu, ehk need tegevused võiksid tulla noortelt. Me proovime täna olla palju paindlikumad. Mis on kõige tähendusrikkam hetk? Ütleme selle aja jooksul, kui mina siin tööl olen olnud, hakkas meil tööle noortevolikogu ja ma mõtlesin, et mis on see kõige tähendusrikkam, aga ma arvan, et tegelikult on see, kuidas paljude mõtetega ja nende vaatenurgad elule on vahest nii põnevad, et minu jaoks ongi kõige huvitavam lihtsalt noortega suhelda ja läbi selle ise nii palju areneda ja näha hoopis laiemalt maailma.